lindistab, hei, mina siin. Nagu näha, ma tegin endale just õhtu, tulin duši alt, ega natuke ekraan vist katma. Mis asja? Oota. Nüüd on vist ekraan natuke puhtam. Ma tulin duši alt, tegin endale maski, nagu sa tead. Siin on rohelise savi pulber. Mesi ja Kreeka jogurt. Anyway, ma tahtsin teile lahedast uudisest rääkida. Me ostsime eile oma tütrele 2 jalgratast. Võib-olla nüüd mõni ema mõtleb, et miks sa nii vara ostsid, sest su tütar on just 1 aastane, 1 kuune ja 5 päevane, et ta ei oska õieti kõndidagi, miks sa ostsid rattad. Aga kui ma siin paar päeva tagasi ühes poes käisin, teate need pedaalidega jalgrattad, mis hakkavad 2,5 kuni 3 aastastele mõeldud rattad, mega kallid. Näiteks see jalgratas, mis meie ossime, maksis õige hind oli 189 eurot. Mõtlesin, et ei ole võimalik, et Eestis on nii odavam. Eestis oli, ma ei tea, kas sama ratas, aga sama firma, tavaliselt rattad olid 160-150 eurot. Hullu meelne, kui kallid on nii väikestele mõeldud jalgrattad. No jah, aga ma räägin ratastest ja kui palju maksid ja nii edasi. Kui ma näitan, siis ma räägin. Kui eile ossime selle pedaalidega ratta ära, siis õhtupoole me pidime minema ka ostma seda jooksuratast ilma pedaalideta. Aga mul hakkas jalgpallimäng, UEFA Champions League kell 7 Galatasaray ja FC Astana. Galatasaray mängis nii halvasti, viik oli 1 oli oma värav. Aga mina jäin koju, aga abikaasa võttis tütreke ja läksid kahekesi poodi. Ja siis nad ostsidki selle ratta. No ma näitan, oled valmis? Vaata minu treening, saanud pommi. Valmis? Hea küll. Tadaa! Näitan seda esimest ratast. Miks mulle meeldis, et on just Merida firma, nagu minu omagi. Ja oligi, nagu ma ütlesin, õige hind 189 eurot. Ja meie saame -68% alla, sest 4 viimast sükse värviga ratast just oli, ma ei tea, miks need tüdrukute rattad olid just viimased, aga just hale hakkas pihta ja siis ma üks päev juba käisin vaatamas, ilus oli ja siis mulle meeldis. Abirattad on ka ilusti. Ja siis see on see jooksuratas. Nii nunnu. Anyway, see maksis 60 eurot, nüüd nad lasksid selle 40 euro peale ja siis ma ütlesin abikaasale, et enne kui lähed, võta staadiumi kliendikaart kaasa, sest ma just uuendasin või tegin uue kuu aega tagasi. Mõtlesin, et äkki saan alla. Tütar lõhupuksu taga. Mõtlesin, et äkki saan alla sealt. Sest seal oli, et esimese ostu puhul -12% alla. Aga me olime jumala kindlad, et allahinnatud toodete pealt nad ei tee allahindlust. Aga nad tegid ja abikaasa sai lõpuks selle ratta 32 euroga. Tuli koju, ma mõtlesin, et ratast ei ole, tuli loomulikult selle kus ukse taha ära peitnud. Ma ütlesin, et ei olegi ratas, et ma ei osanud, et see oli, et nad lõpetasid allahindlused ära, et originaalhind 60 eurot tuli tagasi. Ma olin, et mida? Aga õnneks ma ruttu tajusin ära, et oli selle ukse juurde pannud ja see oli olemas. Loomulikult ma vaatasin ka kasutatud neid jooksurattaid tori.fi, aga siis seal oli, et kasutatud jooksurataste hinnad algasid 30 kuni 70 euri. Siis ma mõtlesin, et et ma panen natuke juurde ja siis saan uue. Kui jumal tahab tulevikus, kas tuleb, võib-olla tulevikus tuleb meil teine laps ja kui ta osutub poisiks, siis me ostame selle musta sprei värvi ja värvime kõik ära. Aga nii lahe, ma olen nii elevil. Näiteks eile, kui ma trenni tegin, siis need rattad seisid siin samas. Ma lihtsalt ei suutnud, tegin oma harjutused natukene, siis tulin vaatama. Ja lihtsalt vaatasin, meie ossime oma tütrele esimese jalgratta. Nii lahe. Kuna mina olen jalgratta, hoolik mulle jalgrattaga, väga meeldib sõita. Loodan, et ka tütrele, iga hommik ma olen teda nüüd selle jooksurattaga siin kodus sõidutanud. Ja talle meeldib ja poes ka, kui panime selle Merida ratta peale teda. Siis panime istuma sinna
poes istus põranda peale, siis ta kohe hakkas seda ratast seal vaatama asjaliku näoga. Tundub, et talle suuksed tiirlevad asjad meeldivad, sest me ostsime talle paar näevad tagasi selle Brio käru, teate see puust käru ja siis niisugune metallsang, et ise nagu lükata seda, et ta iga hommik, see peab olema tal kogu aeg ja sellega ta lükkab minu mustad sokid, paneb sinna kõik asjad, paneb sinna kasti ja siis ise lükkab ja siis vaatab. Nii lähe. Mina olen väga õnnelik, loomulikult me vaatasime kohe ka kiivrit, aga siis ma mõtlesin, ei, et võib-olla on liiga vara, sest et kevadel alles me saame ta panna esimest korda proovida siia jooksuletta peale ja pea ümbermõõtu kasvab. Ehk siis, kui on aeg ja kevadel soodukad, siis me ostame talle kiivri ka. Ma tahan niisugust lähedat munakiivrit, nagu sa tead, mul on see arants. Tahan osta taolise kiivrit. Aga jah, siin on mu mängukast, mitte minu tütrekese mänguasja kast. Iga päev vahetan 4-5 tükki, panen talle oma sinna suure tuppa mängu tekile. Aga nii lahe, minu tütar kunagi. Emme, Estera, emme, oi, emme, nii lahe. No kas see ei ole kihvt? Nii lahedad asju ikka välja mõeldakse. No ma näitan ka, et ikka töötab. Lahedad asjad on ikka. Aga jah, ma tahtsingi näidata, et mina olen väga õnnelik. Eil lihtsalt vaatasin neid ja täna olen ka ratast vaadanud ja no nii kihvt. Paneme kuskil ära, siis kui tütrekesel tuleb mingi tähtpäeva puhul peaks kätte andma, mitte nii, et näed. Sest mina mäletan väga hästi, kui minu issi ja siis teeninimine ostsid mul uued rattad, tahtsid üllatuse teha, siis ma olin alati nii üllatunud, mul on see väga-väga hästi meeles. Ma ei tea, kas nüüd tütrele need jäävad, need kingitused meelde, sest on ikka päris väike. Aga noh, minul ja abikaasule jäävad meelde need mälestused ja saame ju pilti teha. Mälestused jäävad alati siia ja südamesse. Vaata veel kord. Sa ikka saad aru, kui õnnelik mina olen. Nii lahe. Põrra. Ja kiiver. Ikka vahest vaatan, et õues, kui näen näiteks, et ema sõdab rulluiskudega või kiivrit ei ole, lapsel on siin aga emme, et pane endale ka kiiver pähe. Alati. Või siis vastupidi, laps sõidab rattaga, kiivrit ei ole. Kunagi ei tea, et õnnetus võib juhtuda. Mina mõtlesin ka, et ma olen bosside boss, oskan rulluiskudega teha trikki ja seda, aga näed, vaata, mis juhtus. Aga anyways, ma nüüd pean kinni panema ja tütrel on pudruaeg ja tuttumineku aeg. Vaata veel. No see on garanteeritud, enne kui ma veel magama lähen täna, ma tulen vaatan neid ka. Nüüd ma lõpetan, mul läks ju telefon katki. Aga ei midagi. On teine telefon, küll saame hakkama. Ma pean lõpetama, enne mul juba hakkas aju jooks, ma tahaks jälle midagi muud rääkida, aga ei saa. Tuleb liiga pikaks. Tšau. Ja selle meridel on kirjutatud lahe chica hispaania keeles, tidruk. Tšau.